mina õppisin kutseõppes võib-olla esimesed pool aastat ma ei olnud päris 100% kindel, et mida ma tahan teha ja kas see on õige eriala. Et kas noored on sellised, keda on võimalik painutada ja suunata õiges suunas? Meil on suur hulk kõrgharidusega inimesi, mis on väga hea. Aga need kõrgharidusega inimesed täna teevad klassikalist kutseharidust eeldavat tööd. Noored, kes kuulavad praegu, et toome neile veel mingisuguseid häid näpunäited. Et hästi palju ju pannakse kirja, et oodatakse kogemustega töötajat, aga kui me võtame selle sama noore, ükskõik kas ta tuleb siis kutseharidust või tuleb ka ülikoolist mingilt erialalt, me ei saa tegelikult eeldada, et tal on töökogemus olemas. Töö on hea, nii hea. Kui tööle, siis rõõmuga. Tere tulemast kuulama järgmist CV.ee tööelublogi episoodi. Tänane episood keskendub kutseharidusele ja sellele, kuidas siis kutseharidus võiks Eestit paremale kaugemale viia. Ja selleks korraks oleme stuudiosse kutsunud Tiiu Parmi, kes on kutsemeistrivõistluste arendusjuht Haridus- ja Noorteametis. Tere. Tere. Ja Triin Laasi-Õige, kes on endine Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse reformi juht. Tere. Tere. Saan aru, et sina oled siis selle uue kutseharidusreformi eestvedaja. Jah, või peasüüdlane. Peasüüdlane, jah. Räägime siis kohe natuke, Triin, mis see sinu amet üldse tähendab ja ma saan aru, et sul on mingisugune uus ametinimetus nüüd juba, et võiks nii tihti ameteid vahetada. No ma arvan, et see ametite vahetamine ja erinevad viitab ka sellele, et me oleme pidevas muutuses. Meie oskused muutuvad, meie teadmised muutuvad, me ise muutume ja siis küsimus ongi, et kus me leiame oma kompetentsidele parima väljundi. Nii ka mina olen seda otsinud, et mul on 18-aastane koolijuhi taust, sealhulgas valdavalt kutseharidusest. Ma hakkasin ministeeriumis eest vedama kutsehariduse reformi, täna juhin kutsehariduse ja oskuste poliitika osakonda ja ees on terendamas uus väljakutse kantsleri rollis. Nii et ma olen võib-olla ehe näide sellest, kuidas me ei saa mitte kunagi mõelda, et me oleme valmis või lukus mingil ametikohal. Ja see, miks me räägime täna kutsehariduse muutumisest, on hästi palju mõnes mõttes ka seotud sellega, mida mina ise läbi teen. Ehk et me oleme pidevas muutuses. Meie tänane kutseharidus vajab uuendamist, vajab ajakohastamist ja kuivõrd me oleme Eestis ümber mõtestamas seda, kui pikalt me õpime, mida me õpime ja kes õpib, ja otsustanud, et põhiharidusest ei piisa Eesti Vabariigis mitte kellelegi. Kõik peavad edasi õppima ja kutseharidus ehk rakenduslik haridus peaks olema üks loomulik variant. Ja selleks, et see kutseharidus oleks noortele edasiõppimiseks sama loomulik valik, kui näiteks kas minna gümnaasiumisse, mitte minna, selleks peab üle vaatama, mis on kutsehariduse väärtuspakkumine. Ja et see väärtuspakkumine teeniks tänaseid noori, kes peavad olema järgmised, ma ei tea, 60 aastat kindlasti veel tööturul, siis selleks me peame andma neile võimalikult hea stardipositsiooni. Ja see on paljuski see, miks me täna kutsehariduses väga paljusid asju muudame. No väga põhjalik selgitus. Ma olen ise suur kutsehariduse fänn, aga ma saan aru, et see ongi selline natuke projekt, mis kunagi ei lõppe, nii et aru saada, miks erinevaid ametinimetusi ka selle projekti juhtimisega kaasneb väga palju. Ja Tiiu, sinu käest ma tahaks kohe küsida, et kutsemeistrivõistluste arendusjuht ja noormeister, kuidas on nad seotud või te olete seotud kutseharidusega üldse ja kuidas see aitab nagu kutseharidust edasi arendada Eestis? Ja me oleme väga tihedalt oma tegevustega seotud kutsehariduse ja selle populariseerimisega. Et ühest küljest me küll läbi võistluste selgitame välja oma eriala parimaid noori ja pakume neile ka võimalus siis rahvusvahelisel tasandil edasi võistelda. Siis ka läbiv ja laiem eesmärk on läbi nende võistluste tutvustada erinevaid erialasid, õppimisvõimalusi ja laiemalt võib-olla meisterlikkust, et selleks, et mingil ametil töötada, peavad sul olema oskused ja väga meisterlikkus oskused. Ja arendusjuhina siis toimetan juba siis 6. aastat Haridus- ja Noorteametis ja peamine eesmärk ongi see, et meie samamoodi nagu Triin ütles, et kutseharidus pidevas muutumises on ka võistluste süsteem tegelikult pidevas muutumises. Me peame kaasas käima kõige sellega, mida siis Haridus- ja Teadusministeeriumi eest veab, mida nõuab tööturg, mis toimub rahvusvahelisel tasandil, ehk siis ka meie oma protsesse, tegevusi ja võistluste sisu kvaliteeti vaatame pidevalt üle ja püüame ajaga kaasas käia. Nii, kui hea kvaliteet Eestis on siis kutseharidusel?
me oleme, kui me võrdleme näiteks Euroopas, kus me käime ka võistlemas, siis me oleme väga arvestataval tasemel. Meil on erialad, kus me oleme lausa tipus. Võib tuua näite siin viimastest maailmameistrivõistlustest, kus me käisime, et me olime väga mitmel erialal top 10, kus me räägime, et võistleb 30-40 riiki. See on väga suur saavutus. Okei. Ja põhimõtteliselt võib siis öelda, et Eesti inimene, Eesti noor, kui ta läheb, tegelikult ei ole ainult noor, eks ole, ükskõik mis vanuses inimene läheb siis kutseharidust õppima, siis ta võib kindel olla, et saab endale sellise vastava nagu päriselt praktilise kutsehariduse, et mis aitab tal tööturul edukas olla, jah. Jaa, absoluutselt. Kuigi meie võistlused on eelkõige suunatud meie nooremale sihtgrupile, et me soovime, et tõepoolest peale põhikooli ka üks leiaks endale sellise hea väljundi edasi õppimiseks, siis meie võistlused on kuni 26-aastastele noortele, täpselt sellel samal populariseerimise eesmärgil, et tuua neid veelgi nooremaid võistlusi vaatama ja näha, et ka nende vanused edukalt siis kutsehariduses on oma tee leidnud ja väga paljud ka siis juba ka töötee leidnud. Okei. Triin, kutseharidusreform on ellu viidud, varsti rakendatakse, peagi rakendatakse või juba rakendatakse, eks ole. Mis on selle nagu peamine eesmärk? Kas peamine eesmärk on nagu noortele suunatud või ta on ikkagi igale vanusegrupile suunatud? Meie kutseharidus täna on väga-väga populaarne täiskasvanud õppijate hulgas juba, kes saavad aru, et oskused annavad vabaduse ise ennast juhtida, olla oma elu peremees. Ja siin ma arvan, et meil ei ole väga palju vaja populariseerida ega arendada. Pigem on võib-olla täiskasvanute poole pealt oluline mõelda sellele, kuidas me oskusi õpime. Kas ma pean õppima ilmtingimata 2-3 aasta kaupa tervikkvalifikatsioone või ma uuendan ja ajakohastan oma oskusi. Ja siin on ka võib-olla üks suurem nihe see, et täiskasvanute osas me näeme, et see kutseharidus ei peagi võib-olla olema alati tervikkvalifikatsioon ja tasemeõppe, kuivõrd väiksemad oskuste ampsud, näiteks mikrokvalifikatsioonidena. Et see on nii-öelda täiskasvanute pool, aga reformi põhifookus keskendub tõepoolest noortele ja see algpõhjus või see juurpõhjus, miks me hakkasime kutsehariduses muutusi ellu kutsuma, tegelikult tõukubki õppimise kohustusest. Kui me näeme, et kõik meie noored edasi õppima peavad, siis küsimus ongi, et väga hästi, aga mida me saame teha selleks, et iga noor oma võimete ja huvidele vastava õpitee leiaks. Meil on täna põhjust tegelikult muret tunda noorte tänaste valikute pinnalt päris mitmes võtmes ja need murekohad mõnes mõttes me püüame ka lahendada neid kutsehariduse reformis. Ja ma natukene avaksin neid muresid. Esimene mure on see, et me näeme, et aasta-aastalt kasvab nende noorte hulk, kes edasi ei õpi, kes jäävad põhiharidusega ja kes tegelikult võib ju mõelda, et võtan aastaks aja maha, aga olgem ausad, see kipub olema selline seisund, kuhu ennast kirjutatakse ja see ongi madala haridustasemega toimetulek ühiskonnaelas ja töömaailmas ja kõik andmed näitavad, et see valik ei too kaasa head elu. See valik kaheldab noort tulevikus täiskasvanut ja see on midagi, mida me riigina tegelikult toetama ei peaks. Ehk et selleks, et need noored, kes võib-olla ei näe ennast ülikooli minemas, aga tööturule peavad nad kindlasti jõudma, et selleks, et aidata neil leida oma kohta töömaailmas, on täna kutsevaliku programmid, tulevikus me näeme, et see on ettevalmistav õppe. See on nendele noortele, kes ei ole valmis põhihariduse järgselt edasi õppima, me valmistame need ette, me toetame selleks, et oma valikut langetada. Mida ma õpin, kelleks ma tahan saada ja on noori, kes vajavad siin rohkem abi. Et see on midagi, mida me toome kutsehariduse reformi ja õppimise kohustuse käigus pilti valikuna nendele, kes täna õpinguid võib-olla üldse ei jätka. Reformi põhimuutuja on kutse keskharidus, nagu me ütleme rakenduslik keskharidus. Me näeme täna, et me ei pea midagi tegema selleks, et populariseerida gümnaasiumisse minemist. 70% meie põhikooli lõpetajatest valib gümnaasiumi ja võiks ju öelda, et aga mis seal siis halba on, et me saame tugeva keskhariduse ja küpseme edasiseks valikuks, aga andmed näitavad, et üle 40% gümnaasiumist edasi õppima ei minda, mis tähendab seda, et jäädaksegi lihtsalt keskharidusega, teoreetilise keskharidusega, minnakse turule ja tegelikult kogu see esmane väljaõppe tööks langeb tööandjate õlgadele. Ja siit võib-olla ka see tööandjate kriitika, et meil on väga hea haridussüsteem, aga miks me ikka veel ja aina süvenevalt tegeleme sellega, et meile tulevad inimesed, kellel ei ole oskusi ja kui ei ole oskusi, ei saa ka rääkida sellest meisterlikkusest, millel tegelikult tänases töömaailmas on hästi kõrge hind. Ja nii me näemegi, et me peame kutse keskhariduses muutma nii mõndagi
selleks, et see oleks noortele atraktiivne valik. Ja mida me muudame, et kui Tiiu tõi ka välja, et täna meie noored ja tegelikult täiskasvanud oma erialaste oskuste pinnalt on juba väga-väga head, siis täna meie kutsekeskharidus, mida ta selgelt adresseerib alla, on üldhariduslike teadmiste arendamine. Me õpetame gümnaasiumi 3-aastases programmis tegelikult ainult pool aastat kutsekeskhariduse raames, mis tähendab seda, et sellest ei piisa, et elus edasi õppida, karjääre vahetada, toime tulla keerulisemaks muutuva töö ja tehnoloogiaga, ehk et see on selge arendamise koht, mida me ka teeme, ehk me anname kutsekeskharidusele võrreldavama väljundi üldhariduslike teadmiste mõttes võrreldes gümnaasiumiga, mis tähendab, et noor ei pea pelgama, et kui ma lähen kutsekooli, mul on keeruline edasi õppida, sest mul ei ole võimalik teha väärikalt riigieksameid. Me selle nüansi tahame selgelt nii-öelda ära parandada ja öeldagi, et minnes kutseharidusse, sul ei avane mitte ainult tee edasi õppimisele, vaid tegelikult sul avaneb 2 ust. Sa võid minna rakenduslikku kõrgharidusse või ülikooli, aga sa võid ka minna töömaailma ja sul on olemas nii-öelda 2 ühes haridus. Sul on head teadmised ja väga head oskused. Ja see on üks nii-öelda, ma ütleksin selle reformi peamine muutuskese. Kas seda on lihtne saavutada? Ma arvan, et see on ülikeeruline, sest andmed näitavad, et viimased 20 aastat on püsinud tõesti muutumatuna see noorte valikutrend, et 70% läheb gümnaasiumisse ja 25% põhikooli. Nii et siin on vaja väga palju muuta hoiakuid mitte ainult noortes, vaid tegelikult ka õpetajates ja lapsevanemates. Ma just tahtsingi küsida, et tegelikult see ju vanemates on väga palju kinni, eks ole, et kui riik ei ole suutnud tõestada, et kutseharidus on samaväärne keskkooliharidusega, siis ongi väga raske, sest et selle valiku tihtipeale ju teevad vanemad noorte eest ära või siis vähemalt nad nagu väga tugevasti suunavad seda noort mingis suunas, eks ole. Tõsi, sest nad tahavad parimat oma lapsele, no täpselt, eks. Kes ei tahaks. No täpselt. Tiiu, sa suhtled kindlasti paljude noortega, eks? Ikka. Et mis see, nagu, kes siis nooremeistri võistlustele näiteks jõuavad, et mis neid ajendas nagu seda just kutseharidust valima või seda kutsehariduse teed, sest nagu Triin mainis, et see ei ole ju kõige populaarsem. Siin on ka väga erinevaid noori, on neid, kes on tulnud täiesti teadliku otsusega, et nemad tahavad sellist eriala õppida ja on võtnudki teadlikult kutsehariduse oma siis haridusteeks. Ja nende puhul on ta siis väga palju on perekondlik taust, et mõni eriala on perekondlikult hästi olnud selles liinis sees ja soovitakse sellel jätkata. Või siis on mõni selline hea eeskuju, kelle kingades soovitakse nagu edasi liikuda ja selline õppimisvõimalus avanebki tihtipeale ainult siis meie kutsehariduskeskustes. Aga on ka noori, kes tõesti päris ausalt ütlevad, et nad ei taha gümnaasiumisse minna, see on liiga keeruline tee nende jaoks või siis nad on juba läinud sinna, aga saavad üsna ruttu aru, et see ei ole nende tee ja siis liituvad kutseharidusega. Ja sealt leiavad oma ka selle ameti nii-öelda, et isegi kui nad ei tea algusest, kelleks minna õppima, siis kas lähevad sellele kutsevaliku teele või ikkagi mõtlevad oma peas mingisuguse suuna välja ja hakkavad minema ja alati on ju võimalus siis ju mingil hetkel siis ümber mõelda ja nii-öelda siis võtta see teine amet, mis rohkem südamelähedane on. Kui palju selline reklaami nagu Andrei Sevakin teile seda populaarsust juurde tõi? Ja Andrei Sevakin tõepoolest on meie siis Nooremeistri TV-saate juht juba siis 3. hooaega. Ma arvan, et ta on aidanud kindlasti, kuna ta oma muudes tegevustes, oma YouTuberi ja saadete ja kõikide muude asjadega on ikkagi noorte seas väga populaarne, tema kanaleid jälgitakse ja tänu sellele, et ta on meie TV-saate juht ja annab ka siis oma liini pidi seda infot edasi ja seal saates ju teeb tegelikult väga palju kaasa ise ja tunneb huvi, et see on kindlasti olnud õige otsus tema kaasamine ja me oleme tänu sellele siis populaarsust juurde saanud. Saatele eriti ja seeläbi ka siis kogu siis meie võistluste tegevusele ja laiemalt jällegi kutseharidusele. Aga natuke ma näen ühte konflikti siin, et Andrei Sevakin esindab väga sellist nagu multimeediumi nagu sellist sihtgruppi, eks ole, et noored nagu, kes tahaksid õppida mingit videotöötlust, YouTuberi, mingi filmimise eriala, mis iganes, eks ole. Et Triin, kas nagu riigi poolt on soov ikkagi leida neid töötajaid ka, kes mingi mehhatroonikuks näiteks õpivad, et kus see tasakaal leida ja kus see õige tasakaal üldse on, et kas te näete, et näiteks, et liiga paljud noored tunnevad huvi just ongi multimeedia asjade vastu või ei ole see nii?
Raske hinnata, kui palju on liiga palju, sest et üks asi on see, mille vastu me tunneme huvi ja me viljeleme seda hobi korras. Ja siis on küsimus, et aga mis on need oskused, mida ma rakendan igapäevaselt töömaailmas. Ja eks tasakaalupunkti leidmine on hästi oluline, sest mida me ka täna näeme on see, et noorte, ma ei ütle noorte, ütleme need õppijate valikud ei korreleeru alati sellega, mida töömaailm ootab. Et meil on Eestis selline imeline süsteem, nagu on OSKA uuringud, kus me püüame mõista, mis on töömaailma ootus erinevatele ametitele, ütleme põhiametialadele. Ja kui me siis ühel hetkel võtsime reformi alguses kätte selle, et hakkasime võrdlema, mis valdkonnas me täna õpet pakume ja kuidas need õppemahud korreleeruvad sellega, mis on töömaailma ootus, siis me nägime, et on valdkondi, kus me koolitame üle 2000% rohkem, kui töömaailma ootaks. Ja nüüd on küsimus, kuidas see juhtub. Ja juhtubki tegelikult nii, et me oleme koolidele andnud vabaduse reageerida õppijate soovidele õppida. Ja ehk siis seal, kus on olnud soovi õppida, sinna me oleme ka kohti kasvatanud. Et mõnes mõttes me tuleme vastu rahva tungivale nõudmisele, et mina pean saama õppida raamatupidamist või ma ei tea, restaureerimist või kondiitriks pean saama. Ja nüüd tuleb mängu see süsteemi vastutustunne, et me küll õpetame, aga samal ajal, kui me teame, et potentsiaalselt tööd ei ole, siis kas see on parim tee? Kas me peaksime tegelikult selle asemel, et öelda, et tulge ja kõik te saate YouTuberiteks, teenite hullu raha ja tulevik on õnnelik, et võib-olla olekski aus öelda, et sa võid oma multimeedia huvi iga kell rakendada oma hobi korras, oma teisese või kolmandase nii-öelda sissetulekuna, aga põhitööks tasuks valida see valdkond, kus me näeme, et meil on turul ka nii-öelda tõusurendi ja siin on hästi suur teavitustöö teha. Selleks, et me nii-öelda süsteemis tõstes õppekohti sinna, kus on tõesti vajadus, et meil on vaja ühel heal päeval insenere ja selleks me peamegi koolitama mehhatroonikuid ja meil on terve hulk valdkondi, kus meil täna koolitame alla. Aga selleks, et noor läheks ja õpiks sellega, et see on olnud suur hirm, et me võime kasvatada koolituskohti, aga kui noor sinna ei jõua, siis meil on 2 valikut. Kas me ütleme, et aga ärme siis paku, aga nii me peame tegelikult seda sama tööandjat alt, kes tahab kasvuvaldkonnas toota lisandväärtus. Ja siin ma arvan, et selle asemel, et tõesti, et on valikud ka, kuidas teenida nii seda tööandjat, kes lisandväärtust toodab, majandust arendab, aga ka me peame tõstes noorte teadmisi, me viime need 2 asja kokku. Ja siin ma arvan, et see ei ole ainult nii-öelda kutsekoolide küsimus, see on väga palju tööandjate taga ka selleks, et näiteks väga tore algatus on Masinatööstuse liidul, et teeme avatud tehaste päevasid. Võtame maha selle hirmu, et tehas on kole, must, ma ei tea, mürarikas. Näitame, kui kõrgtehnoloogiline, puhas ja kaasaegne on tänane tehas ja avame need uksed mitte ainult õppijatele, vaid ka õpetajatele. Ehk et tegelikult tahaks ka lapse vanemad sinna viia. Ehk et selleks, et me ütleksimegi, et on okei omada hobisid, hobide tarbeks kollektsioneerida vajadusel oskusi, aga õppida ka seda, mis sulle tööturul rakendust annab. Need asjad on võimalik kokku viia, aga et noor teaks, mida õppida, siis siin on hästi-hästi suur töö meil veel teha. Ja ma olen 100% nõus sellega, et ja natuke see riigipoolne planeerimine on selline küsimus, et võib-olla siin on natuke valesti tehtud, et tegelikult samamoodi ka kõrgharidusega. Me räägime täna küll kutseharidusest, aga kõrghariduses on väga palju selliseid olukordi, kus kõrgharitud inimene tegelikult ei leia rakendust tööturul endale. Ma siia ühe nii-öelda sellise liini veel tooksin sisse, mida me täna teeme, et kutsehariduse reformile on poogitud juurde elukestva õppe suretaja nii-öelda sellist mainet, ma olin küll väga dramaatiline praegu, aga kuivõrd me toome kutsehariduses sisse ka tasulise õppe, mida sellisel kujul varasemalt ei olnud. Kõrghariduses me teame, et meil on kindlad mängureeglid, mis hetkel ja mis tingimustel me saame tasuta õppes nii-öelda oma haridustased tõsta, minna uuesti ülikooli. Kutsehariduses ei ole neid mängureeglid olnud, mis tähendab ka seda, et peale selle, et me olemegi võimaldanud nii-öelda õppida seda, mida inimesed tahavad. Me oleme võimaldanud õppida ka nii palju, kui nad tahavad ja alustada ja lõpetada, aga mitte õigeaegselt. Ehk siis katkestada. Ja kui me nüüd mõtleme, et kas see on mõistlik, kas see on heaperemehelik ressursikasutus, ilmselt ei ole. Nii me ka tegelikult oleme toonud kutseharidusse sisse selle, et nendes valdkondades, kus me kahandame tasuta õppepakkumist riigi poolt, kuna me näeme, et tööturul nõudlust ei ole, aga see ei tähenda, et me peaksime õppevõimalusi limiteerima, lihtsalt need on oma raha eest. Et ma lähen, ma õpin seda, mis mulle meeldib,
ma lähengi ja ma alles ülikooli lõpetanud, lähen uuesti kutsekooli, ma võin seda teha, aga teatud puhkudel ma pean aktsepteerima, et ma teen seda oma raha eest. Et nii on võimalik seda riigi raha suunata sinna, kus meil on tööandjate ootus, kus on kasvav majandus, mis tahab oskustööjõudu ja samal ajal kõik inimesed oma hobide ja huvide variatiivsuses peavad saama ka õppimisvõimalusi, lihtsalt aktsepteerima, et see on minu enda panuse pinnalt. Tiiu, sellest rääkides, et kui nüüd riik hakkab noori rohkem suunama mingite erialade suunas, eks ole, ja ütleme noorel tavaliselt või osadel vanematel ei pruugi olla raha, et siis toetada oma noort ja noorel endal pole, ta peab ikkagi mingi valiku tegema tasuta erialade suhtes, et kas ja kui palju on selliseid noori, kes nagu, ma ise enda pealt mõtlen ka, et mina õppisin kutseõppes võib-olla esimesed pool aastat, ma ei olnud päris 100% kindel, et mida ma tahan teha ja kas see on õige eriala, et kas noored on sellised, keda on võimalik painutada ja suunata õiges suunas, mis siis võib-olla riigile rohkem meeldib, et kas nad on nii vastuvõtlikud? Ma arvan, et alguses on nad pigem ikkagi oma vanemate ja oma kooli hoiakutest mõjutatud, aga ma usun, et kui kogu see reform läheb teele, see süsteem saab selgemaks ja konkreetsemaks, siis see kindlasti jõuab ka noorte teadvusesse, et on mõistlik teha valik, milles osas sind ootab ka nii-öelda töökoht ees. Kas teie oma võistlustel ka valite nagu erialasid selle järgi, mis nagu kuidagi kasu rohkem tooks tulevikus inimestele või te panete ikkagi kõik erinevad kutsehariduse liigid sinna võistlema või kutsehariduse, ma ei teagi siis, kuidas see õige sõna oleks, ametikohad, erialad võistlema. Erialasid on tegelikult väga palju, see nimekiri on väga pikk, kõiges ei jõuagi võistelda ja nagu öeldud, osad erialad on paraku sellised, kus me ei leiagi noori, kes oleks alla 26-aastased. Et me hoiame seda liini ühest küljest, et me oleksime ikkagi noortele suunatud ja ka meie käime siis ajaga kaasas, me vaatame oma erialade portfooliot üle, et kui meil on ikkagi limiteeritud arv, mida me saame aastas korraldada, siis me oleme praegu ka töötamas siis välja süsteemi, kuidas me siis rakendaks erinevaid printsiipe, millised erialade peaksid olema kindlasti meie võistluskalendris esindatud ja seda nii OSKA vaatest, et me tooksime siis ka pilti neid erialasid, kus tööjõupuudus võib-olla on suurem, on ta siis täna või lähitulevikus. Ja kogu siis seda reformi samamoodi, et see süsteem hakkab muutuma, tulevad laiapõhjalised õppekavad, ka meie peame selle ajaga siis selles mõttes kaasas käima. Aga me kindlasti ei unusta ära ka neid vanu ja häid ja traditsioonilisi erialasid, kus täna on ju väga palju õppijaid, me võib-olla räägime koka erialast, mis on praktiliselt igas koolis üle Eesti olemas, ja seal on palju õppureid, et kõik saavad selle väljundi võib-olla mitte iga-aastaselt, aga püüame nagu käia ajaga kaasas. Ma tahaks korra tagasi tulla selle teema juurde, nagu mida Triin mainis, et pärast põhikooli nagu noor otsustab võtta mingisuguse vaheaasta või mitte minna edasi õppima. Mis sa ütleksid, Tiiu, mis need põhjused on nagu selles suhtes, et siin on kindlasti mingi rahaline põhjus, eks ole, et perekonnas lihtsalt ei toetata ja noor peab minema tööle, et ära elada, aga mis seal veel on põhjusteks? Ma võin ka täitsa omast kogemusest öelda, et ka mina olin see, kes võttis nagu vaheaasta, et üks asi ongi kindlasti see, et jõuda endas selgusele, et mitte minna lihtsalt õppima, sest nagu me oleme ka rääkinud, et tihtipeale see valik võib olla ka ju ainult tasuline valik ja seda võimalust kõigil ei ole. Et võtta see vaheaasta, võib-olla käia maailmas ringi või leida endale mõni selline juba esimene töökoht selle aasta jooksul, kus siis võib-olla oma mõtetes rohkem selgusele jõuda, et ma arvan, pigem on see. Aga sa arvad, et pärast põhikooli, kui ma mõtlen enda peale näiteks pärast põhikooli, ma ei olnud valmis sellist otsust iseseisvalt vastu võtma. Ma kujutan ette, et kui ma oleks sellise nagu otsuse vastu võtnud, see oleks olnud mingi selline, et ma lähen vanematega tülli enam-vähem otsus, eks ole. Et mis see põhikooli lõpetaja on, kui vanad on 16-17 või? 16. Ütleme, et kas see peaks sinu hinnangul tänase päevaga olema ikkagi kohustuslik minna edasi õppima või mis sina näed? Mina arvan küll jah, et see peaks ikkagi olema see, et me jätkame kohe oma õpinguid, et tihtipeale juhtubki, nagu Triin mainis, see, et kui nad ei pruugigi pärast jõuda uuesti haridussüsteemi tagasi ja seda me ei taha. Triin, kas sa oskad veel mingid asju välja tuua, miks võib olla noore inimese peas otsus, et okei, mina küll pärast põhikooli edasi, aga see võib olla varasem kogemus, et põhikoolis sai nii halva õppimiskogemuse, võib sellest ka siia olla? Sa võtsid mu sõnad suust, ma tegelikult tahtsin öelda, et see on hell teema. Aga ma arvan, et meil on meie põhiharidus ei adresseeri täna erinevaid õppijaid, erinevate õppijate huvisid, erinevate õppijate võimekusi ja erinevate õppijate erinevat viisi, kuidas õppida.
meil on inimesi, kes suudavad edukalt paberi ja pliiatsi pinnalt asjad selgeks saada. Ja meil on väga palju õppijaid, kes tegelikult taipamiseks vajavad teatud näitlikustamist või rakendust, et ma teen läbi ja mul selle pinnalt tekib see taipamine. Ja siin me jõuamegi otsapidi selle sama kutsehariduseni. Ehk et me tänase põhihariduse käigus kipume arvama, et õppijad on hästi standardsed ja ühetaolised, aga nad on väga erinevad. Ja nii me näemegi, et kui juba 3. kooliastmes, mis on siis 7, 8, 9 klass, kui see õppija nii-öelda oma huvid hakkavad võib-olla rohkem nagu pinnale kerkima ja kui kool ei paku huvide põhjal võimalust teha näiteks valikuid, siis see õpihuvi võibki kaduda, sest ma teen midagi, millest ma ei saa seda eneseteostust, ma ei saa eduelamust ja on väga palju neid noori, kes põhikoolist mõnes mõttes nagu vabanevad süsteemist, täna me võimaldame seda ja ta ei taha õppida, sest me ei ole andnud talle seda head õpikogemust. Ta hakkab süsteemi vastu mässama nagu rebeliks. Ja tegelikult on see hästi ohtlik, sest et see ei ole ainult põhihariduse järgne nagu kohene jätkamine. Olles ise ju, nagu ma mainisin, väga pikalt olnud koolijuht ja töötades ka täiskasvanud õppijatega oma viimases koolis palju, kui palju ma nägin täiskasvanud inimesi, kes tulevad ja tegelikult said 40-aastasena näiteks õppima hakates üle mingisugusest koolitraumast. Lapsepõlve traumast. Ehk et õppimine peab olema positiivne kogemus ja õppimine peab olema selline, kus õppija tunneb, et ta teostab, ta areneb, ta saab teha seda, mis teda käivitab. Ja siin me ka näeme, et mis on meie nii-öelda põhiharidusega paralleelselt siis aidanud neid õppijaid, kes ei saa põhikoolis oma huvide pinnalt adresseeritud, on huviharidus. Väga palju sünnib ka kutseharidusse minemise valikuid tänu huviharidusele. Et need samad poisid, kes toimetavad automodelismis näiteks või kes käivad robootikas, et meil on nii suur hulk huvitegevust, mis tegelikult sildab seda edasiõppimise valikut, sest et põhikoolis me räägime üldjuhul ainult edasiõppimisest väga teoreetilises plaanis, me ei tutvusta erinevaid ameteid, erinevaid elualasid, me ei anna võimalust isikustatult läbi teha, et mul võib olla ettekujutus, et ma ei tea, ma kindlasti tahan kokaks minna, eks ole. Ja siis, kui ma olen selles palavas köögis ja kui ma teen neid toiminguid seal, võib-olla ma saan aru, et mul oli selline romantiline ettekujutus, et tegelikult ma ei taha kokk olla. Aga kui me ei võimalda neid isikustatud taipamisi, siis sünnivad valed valikud. Ja kui me üldse ei adresseeri ega anna võimalust nendest taipamisteks ja ütlemegi, et meil ongi puhas põhiharidus, akadeemiline, kõikidel ühetaoline, siis mingid õppijad tunnevad, et süsteem ei ole neile, aga süsteem peab olema kõigile. Ja see ongi see valikute rohkus, mida me peame sisse tooma, mis tõttu ma tavatsen ka öelda, et kutsehariduse proloog on üldhariduses. Ja kui me seda proloogi pole, siis see on nii nagu, ma ei tea, nagu raamatut, sa hakkad keskelt lugema, sa tegelikult ei saa nagu aru, mis asi see on, et sa pead sisse juhatama ja me peame siin ka selle peale mõtlema, nii et mõnes mõttes kutsehariduse reformi siirded on haridussüsteemis igal pool ja nad peavad olema üldhariduses. No kui mina enda põhikooli hariduse peale mõtlen, siis põhimõtteliselt see nagu valmisolek karjääriks või karjäärivalikuks sisuliselt piirdus sellega, et mul oli ühiskonnaõpetuse või inimeseõpetuse tund, kus tehti test, et kelleks sobiksid tulevikus ja see oli ainukene tegelikult, mis päriselt andis noorele aimu, et kelleks ta võiks üldse isiksusena sobida oma hobide poolest, eks ole. Ja tihtipeale piirdus ka see lihtsalt ühe paberi testiga, kus siis õpetaja andis sulle mingi tulemuse ja ta ei selgitanud lahti nagu individuaalselt, et miks see testi tulemus oli selline, nagu ta oli. Kuigi täna värbamist vaatame näiteks, et kui sulle tehakse isiksuse test, siis värbaja võtab pool tundi ja selgitab, et mis see test sulle näitab, et sa saaksid päriselt aru isegi täiskasvanutele ja noortele me tegelikult ei teinud seda või vähemalt minu ajal ei teinud, ma ei tea, kuidas tänane seis on. Et mul on väike laps kodus, loodetavasti selleks ajaks, kui tema kooli läheb, see asi on muutunud. Aga Tiiu, räägi natuke sellest, et kui sa vaatad nüüd seda spetsialisti, noort meistrit, kes on oma ala siis see koorekiht teie võistlustel. Kas nagu Triin mainis, et kas see inimene on tavaliselt nagu lapsest peale juba nagu kogu aeg teinud mingit asja, näiteks mudelid autodega mänginud ja hobiringides käinud ja siis ta lõpuks valib mingi mehaaniku eriala ja tuleb teile ja särab. Või on võimalik ka nii, et ta pärast põhikooli otsustab, et nüüd ma tahan selle asja selgeks teha ja olen tippspetsialist? On mõlemat varianti ja ma võib-olla tooksin mängu siin selle, et meie tegeleme siis kutsemeistrivõistlustega, kus me paneme nad ikkagi väga sellises pingelistes tingimustes. On see siis aeg,
rahvamassi ümberringi, telekaamerad ümberringi võistlema ja see ei ole igaühe jaoks. Et lihtsalt see võistluspinge võib oma rolli mängida selles, et ma olen küll koolis väga hea õppur omal erialal, mul on praktikal väga hästi läinud, kõik usuvad minusse, aga võt see pinge on see, mille all ei suuda töötada, et see on hästi selline inimesest või isiksusest sõltuv. Aga võistlustel, kes meil jõuavad tippu, on ikkagi mõlemad selles suhtes, et kes on tulnud sellise pika liini pealt ja on pidevalt selle eriala keskel olnud, aga on tõesti ka neid, kes on mõtlenud, et ma proovin seda eriala ja mul on siuke pealehakkamine, et ma lähen võistlustele ka, sest võistlustel me püüame rakendada seda, et me ei korda seal täpselt neid samu asju, mida tehakse koolis või millega lõpevad õpingud kutseeksamil, vaid me ikkagi astume sammu kõrgemale. Kasutame hästi palju eeskuju ja elemente meie rahvusvahelistelt võistlustelt, erinevaid ülesandeid, erineval tasemel ülesandeid, et natukene ikkagi rohkem proovile panna ja selgitada välja, kes ikkagi on parimatest parimad. Et me teame ju, et võistlustele ikkagi iga kool saadab oma nii-öelda kõige pädevamad, aga meie keerame sinna vinti veel natukene nende võistlusülesannete tasemega peale, et vaadata siis, kes ikkagi see tipp on. Jaa, sellest rääkides, et see koorekiht nii-öelda, Triin, kas on võimalik üldse niimoodi, et kõik inimesed, kes lõpetavad kutseharidus on nagu koorekiht, sest et kui mina tööandjatega suhtlen, siis väga paljud tööandjad ütlevad, et nad lõpetavad kutsehariduse, need noored ja nad tegelikult ei ole valmis tööturule tulema, et nad võib-olla oleksid valmis assisteerivaid ülesandeid tegema, aga mitte siis päriselt spetsialist olema. Et kas on üldse nagu, see unistus kindlasti on, et me jõuame sinnamaani, kus kõik lõpetavad ja nad on valmis tööturuks, aga kas see on päriselt võimalik? Ma arvan, et nii palju, kui on inimesi, on erinevaid valmidusi, et kindlasti on neid, kes tõesti võib-olla ongi hakanud aegsasti nii-öelda, nad on hästi kutsekindlad, nad õpivad, nad käivad võib-olla paralleelselt tööl, võtavad praktikat hästi tõsiselt. Ehk et on seda koorekihti, on neid, kes küpsevad, on neid, kes tegelikult kutsehariduses olles saavad aru, et vale valik oli. Et need on hästi erinevad teed ja ma arvan, et tegelikult on sama ju ka gümnaasiumist ja kõrgkoolist tulijatega, et see on hästi inimeses kinni ja pigem ongi see küsimus, et mis on need, et üks on see oskuste pool, konkreetsete kutseoskuste pool, kus ma võib-olla isegi natukene arvan, et see on selline ohtlik tee, et me tinglikult nii-öelda treime sellest lõpetajast täpselt nii-öelda sellise kujuga nagu elementi, mis sobitub täpselt sellesse auku seal tööturul. Et aga nii nagu me rääkame, nagu me tegelikult alustasime, et need tööturu nii-öelda need vakantsid, need muutuvad. Ja kui me siis nii-öelda muudame selle õppija hästi sobivaks sellesse mingisse hästi konkreetsesse rolli, siis on küsimus, et kas see teenib teda lühikeses või pikas perspektiivis. Ja ma arvan, et see selles mõttes on ohtlik tee. See on tööandja ootus on see, et ma surun kätt, näitan, et vaadake, teie töökoht on seal, jõudu tööle ja kõik hakkab juhtuma. Selliseid kaasused on hästi vähe. Ja ma arvan, et mõnes mõttes tänu sellele, et töö muutub, inimesed on erinevad, inimeste oskused on erinevad, siis ma arvan, et me mõnes mõttes sellist seda onboardingut töökohal peame hästi tõsiselt võtma ka selleks, et mõista, mis on selle õppija taust, tema ressurss, tema oskused ja võib-olla see tööandja ühel hetkel saab aru, et tal oli küll, ta kandideeris ühele tööle, aga võib-olla nähakse hoopis ressurssi millegi muu jaoks. Ehk et see maailm läheb palju keerulisemaks, et meil mõnes mõttes, kui me ka vaatame, et mille järgi inimesi tööle otsitakse, mis on töökuulutuste sisu ju, siis kui ma ütlen näiteks, ma ei tea, sekretäri otsin, siis meil on 10 erinevat organisatsiooni, 10 erinevat ootust sekretäri tööle. Seal on võib-olla mingisugune core, mingisugune tuum on, mis on sarnane, aga üldjuhul me palkame inimesi oskuste järgi. Meie organisatsioonile tollel ajahetkel on vaja mingid nagu oskuste komplektid ja ma arvan, et ka kutseharidus peab siin mõnes mõttes vaatama seda tööturu väljundit avaramalt ja on ja jäävad mingid väga traditsioonilised reguleeritud kutsealadel teatud ametid, kus me ütlemegi, et see kujund peabki olema perfektsuseni lihvitud. Ja siis meil teatud puhkudel me saamegi öelda, et me anname kaasa hulga oskusi, valmidusi, seal hulgas üldoskused. Et ma suudan õppida, probleeme lahendada, olla meeskondlik, koostöine. Me anname hulga oskusi kaasa ja nüüd ongi küsimus see, ja see on see kunsti küsimus,
kuidas me selle inimese oskused paneme konkreetse tööandja juures tööle nii, et see töö tegija on õnnelik ja tööandja on rahul. Sest et see on ka midagi, mida me kipume nagu noortele omistama, et nad või ette heitma, et nad ei ole enam need eluaegsed teenistujad. Nad ei olegi, sest nad tahavad, see ei ole ainult nii-öelda see, et see on kohustus. Noor tahab tööst tunda ka eneseteostust ja rõõmu ja selleks see dünaamika on sisse kirjutatud, aga sellega on hästi raske harjuda, sest tegelikult samamoodi õpetaja, kes tuleb täna kooli, see noor õpetaja, ta ei näe ennast eluaegse õpetajana. Ta võib-olla näebki, et ma teen mingi aeg õpetajatööd ja kui ma otsustan, et ma tahan midagi muud teha, siis ma teen seda. Aga me oleme harjunud või üles ehitanud selle ootuse, et õpetaja elukutse on nii, et ma tulen noore õpetajana ja siis ma väljun meisterõpetajana, aga ma olen õpetaja. Ehk kogu see maailm muutub nii palju, mistõttu ma arvan ka, et me peame ümber mõtestama selle nii-öelda koorekihi või eliidi, et kes see on? Kas võib-olla ongi see, et ta on nii arenemisvõimeline ja omab niivõrd palju erinevaid oskusi, mille pinnalt ta on suuteline organisatsioonis ennast taas looma ja selle muutuva tööga kaasas käima. Ma arvan, et tegelikult on see hoopis see koorekiht, mida me peaksime taotlema. No sellega seoses tegelikult ju Tiiu sulle kohe üks küsimus, et kui noor täna vaatab, väga suur nagu selline polariseeruv teema on see ülikool versus kutsekas, eks ole, et millegipärast ülikooli nagu tõstetakse alati esile, et kõik peaksid minema ülikooli kõrget haridust saama, aga kui noor ei taha seda valikut teha ja tahab julge valiku teha nagu kutsehariduse suunas, et mille alusel või kuidas ta nagu otsustama peaks, mida valida üldse? Erialalises mõttes. Milline eriala valida, et ta nagu tahaks kutsekasse, aga samas kõik nagu kõrvalt ütlevad, et ülikool on nagu laiema põhjaga, nagu Triin räägib ka, et tegelikult nagu see, et noor ei peaks kartma seda, et kutseharidus nagu treib teda liiga kitsalt ühe nagu valdkonna jaoks, sest see on see kriitika, mida kutseharidus on saanud, et sa õpid ühe eriala, millest ei pruugi sulle tulevikus kasu olla, aga kuidas see noor saaks olla enesekindel ja teha see õige valik ikkagi või nagu seda hirmu maha võtta, et see ei ole ju lõplik valik. Just, et see on ka see hästi suur osa sellest uuest kutsehariduse reformist, et need laiapõhjalised õppekavad, et esimesed aastad neil ei olegi sellist väga konkreetset, et ma nüüd tegelen ainult kokandusega või midagi, nad lähevad sellises valdkondlikult hakkavad minema, saavad laiapõhjalisi teadmisi ja alles võib-olla teisel, kolmandal kursusel teevad selle valiku konkreetse eriala suunas. Et ma arvan, et see on hästi hea selle reformi ja kogu selle sama tausta juures neid noori sinna kutseharidusse just suunata. Ja see äkki aitab ka vähendada seda, et seda nii-öelda müüti, et kutseharidus on tupiktee, et on ju võimalik siit veel minna edasi õppima, oma oskusi veel täiendada ja võib-olla oluline ka see, et ikkagi mõista, et kutseharidus on võrdväärne haridus teiste teedega ja lisandväärtusena tooksingi ikkagi välja selle, et kui me väljume kutseharidusest konkreetse ikkagi eriala oskuste ideaalis ka siis kutsetunnistusega, siis meil on tegelikult võimalik otse tööturule siseneda ja astuda. Kas me julgeksime täna nagu välja öelda, et kui inimene või see noor ikkagi kutsehariduses osaleb nagu 100%, võtab seda tõsiselt, lõpetab nüüd selle kutseka, kas me julgeme öelda, et ta päriselt leiab töökoha endale? Mina usun küll, et kui ta pühendub ja nagu ka öeldud, et ikkagi on leidnud lõpuks selle õige erialase tee endale, siis need tublid on kindlasti tööturul oodatud. Ja ma tooksin võib-olla välja ka praktika osatähtsuse. Enne siin rääkisime, et millised on töökuulutused, et hästi palju ju pannakse kirja, et oodatakse kogemustega töötajat, aga kui me võtame selle sama noore, ükskõik kas ta tuleb siis kutseharidust või tuleb ka ülikoolist mingilt erialalt, me ei saa tegelikult eeldada, et tal on töökogemus olemas, sest ta on ju alles haridussüsteemist väljunud. Et kutsehariduse puhul ongi see praktika osatähtsus on hästi suur, et sealt nad saavad sellised, esiteks nad saavad ise esimesed kokkupuuted sellega, et milline see töömaailm päriselt on ja ka ettevõtete roll siin on omakorda suur, et võtta praktikante vastu, et see tegevus seal oleks süsteemne. Jälle hea on kokanäide, et me ei pane praktikante ainult kartuleid koorima, vaid me näitame ka ikkagi, mida see eriala ennast päriselt kujutab ja anname neile võimalust ennast seal tõestada.
siis ükskõik, kas ta tuleb pärast kooli lõpetamist sinna samasse kohta tööle või tänu sellele heale praktikakogemusele leiab kindlasti koha mõnes teises sama valdkonna ettevõttes. Mul on väga hea, et sa seda mainisid, et kelle ülesanne siis on ikkagi nagu seda praktika võimalust pakkuda, kas riigi või ettevõtete, sest kui ettevõtte perspektiivi vaadata, kui sa oled väike ettevõtja, sul on nagu praktikandist kindlasti mingil määral kasu ka, aga see on väga suur kohustus. Et mina olen võtnud näiteks turunduspraktikanti endale ja see lisab päris nagu arvestatava hulga tööd minu lauale, et mul ei ole ettevõttes inimest, kes siis praktikantidega hommikust õhtuni tegeleb, eks ole. Mina pean olema see, kes teda nagu onboard ib, õpetab, juhendab ja kõike ju tegelikult enda tööajast, eks ole, ja kui see ei ole nagu perspektiiviga, et ta meil kunagi tööle hakkab, siis tegelikult see nagu ettevõtte jaoks on pigem kulu kui tulu, eks ole. Et mis teie sellisest asjast arvate, kas on siis riik või tööandjad ise, kes peavad vastutama? Mida Tiiu alustad sina? Mina ütleks, et see on ikkagi koostöö, see on mõlemapoolne teema, et meie kutsemeistrivõistluste tegevused on praegu ju riiklikult sellises programmis nagu PRõM+, mis on siis praktika või tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine ja selle üks osa on ka siis töökohapõhine õpe ja praktikakorralduse arendamine. Et see on see pool, kus me siis riiklikul tasandil, vähemalt meie kontekstis siis aitame kaasa, et neid süsteeme luua ja parendada nii kooli poolt kui ka ettevõtte poolt, et ühest küljest kooli poolt see, et me leiaksime nendele õppuritele sobivad praktikakohad ja teeksime omalt poolt kõik, et nad oleksid seal teretulnud ja saaksid oma õpitud oskusi ka siis praktiseerida. Ja teiselt poolt tõesti siis see ettevõte, et loomulikult see on mõnes mõttes lisatöö neile, aga ka seal on selliseid metoodilisi nii-öelda abivahendeid, et on ta siis ettevõtete poolsete praktikade juhendajate koolitamine, mentorlus neile, et kuidas siis kõige paremini seda protsessi seal hallata ja taustal ikkagi ettevõtte huvi laias pildis on see, et talle isegi kui see sama inimene ei jõua tema juurde tagasi, et siis ta on andnud oma panuse sellesse, et võib-olla teine tubli noor samalt erialalt tuleb kunagi tööle. Tri. No selles mõttes, et täna me oleme juba jaganud seda vastutust, et kui Tiiu mainis, et meie kutsehariduses on väga suur praktika osatähtsus, nii ongi, et üks osa sellest on koolipraktika ja see on see, mille osas on riik võtnud vastutuse, et me õpetame baasoskused, õpetame tundma materjale, tehnoloogiaid, me õpetame loome turvalise, aga samas piisavalt nagu töölähedase keskkonna, kus seda katsetada, et mingid riskid maandada, anda esmane selline kogemus. Aga siin ma arvan, et nagu rohkem riik teha ei saa, sest mida me ei saa teha, me ei saa anda kollektiivis või ettevõttes töötamise kogemust selle noorele. Aga hästi palju mängib see rolli, et ma lähen päris töökeskkonda, ma ei ole selles katselises eksperimentaalkeskkonnas, ma olen päris keskkonda, toimetan seal. Ja see on midagi, mida me tegelikult ei tohi ega saa ettevõttelt ära võtta, sest see on see koht, kus ettevõtte saab anda oma panuse. Ettevõtjad saavad anda oma panuse selle jaoks, et kas ma ise hakkan enda jaoks kasvatama seda inimest, kui ma näen temas potentsiaali, või ma võtangi selle seisukoha, et see on üks osa sellest minu missioonist, et mina ise võib-olla küll hetkel ei värba, aga ma tean, et minu sektorisse see inimene tegelikult kuluks nagu marjaks ära. Ja loomulikult see tuleb teatud ebamugavuse pinnalt, sest et see juhendamine, see on töö. Ja kui ettevõtja ei võtaks seda nagu tööna, siis tegelikult on see nagu omamoodi ohumärk, et me ei saa lihtsalt öelda, et tule ei ole, see on õppimine, see on hästi intensiivne õppimine ja see ei ole õppimine mitte ainult konkreetsete kutseoskuste pinnalt, aga koolide vaates on ülisuur ootus sellele, et olles keskkonnas me tegelikult ju ka läbi praktikapäevikute suuname õppijaid analüüsima organisatsiooni kultuuri, toimimist, tööjaotust, kokkuleppeid. Ehk et ma pean aru saama, et minu töö on kellegi sisend, minu tööst sõltub kellegi nagu töö, minu ettevõtte maine, vastutus kliendi ees, et see on kõik see, mida meil on hästi raske koolis anda, sest kui ma teen selle panen müüri püsti, õpetaja ütleb väga hästi ja palun lammutanud ära, et uus inimene saaks müüri teha, siis ma küsingi, et see sama see vastutus töö eest, et ma teen seda hinde pärast või selle ma saan selle oskuse, aga see on hoopis teine tasand. Kui ma tean, et minu töö jõuab päris kliendini, minu töö on sellest ettevõtte tootmise ahelast üks tükk ja ma arvan, et see vastutus, mis tekib ettevõtte praktika raames, on midagi, mis saab tekkida ainult ettevõttes ja seda me ettevõtjatelt või tööandjatelt kuidagi ära võtta ei saa. Pigem küsimus ongi, et mida me saame teha selleks, et toetada neid väikeettevõtjaid,
kellel ei ole enda organisatsioonis kas siis mentorit või mentorsüsteemi, suurtes ettevõtetes on üldjuhul, on kogu see nii-öelda sissejuhatamise mehhanismid paigas ja siin on ilmselt seesama töökohapõhise õppe toetusmeetmed, mida ka Tiiu mainis, et meil on mingid elemendid paigas, alati on võimalik nagu paremaks muuta ja siin me oleme ka mitte ju ainult reformi raames, vaid ka kõikidel aastatel olnud hästi tänulikud tööandjate tagasiside eest ja dialoogi eest ka selle osas, et mida saab riik teha selleks, et tööandjal oleks lihtsam, selgem, mis on tema roll selles väärtusahelas? No statistika vist näitab, et Eestis selliseid suuri ettevõtteid on ikkagi vähem pigem, et me räägime ikkagi siin 20 pealisest töökollektiivist, kus tavaliselt ei ole seda spetsialisti. Ja sellisel juhul jah, et see inimene peab siis ise selle motivatsiooni leidma või see ettevõte, et kas ta kasvatab talente või siis õhinapõhiselt mingi motivatsiooni ta peab leidma. No mina ise olen leidnud sellise motivatsiooni, et see on hea juhtimiskool, et kui sa ikkagi noore inimese saad, et kas sa suudad teda õpetada niimoodi, et nagu arusaadavalt ka, eks ole, ja neid protsesse juhtida, eks ole, et see võib-olla on see natuke õhinapõhiselt ka, et ikkagi ma mäletan, kui raske oli praktika kohta leida, nagu head praktika kohta leida. Ja see toob tegelikult Tiiu järgmise teema juurde selles suhtes, et mul oli kooli ajal väga palju neid, kes tegid praktikat niimoodi, et mingi venna või sugulase ettevõttes kirjutan midagi paberile, mina olin alati see, kes nagu ma ei saanud aru, et miks nad seda teevad. Oli küll raske leida, aga ma ikkagi püüdsin alati leida võimalikult praktilise nagu koha endale, et kus ma saan erinevaid asju õppida. Miks noored ikkagi lähevad kergema vastupanu teed? Kas sa oled nendega rääkinud? Ja kas üldse noore meistrid jõuavad sellised, kes nagu ei ole praktikat läbinud võib-olla? Ma arvan, pigem noorel meistrile ei jõua sellised, need on üksikud näited, kus tõesti sellised esmakursuslased meil võistlema tulevad, kuna on erinevad asjaolud, mis seda siis nagu tingivad. Aga pigem jah, ma arvan, et need, kes lähevad kergema vastupanu teed, neil siis ikkagi see sügavam huvi puudub, nad tõepoolest siis võib-olla õpivad sellepärast, et ema on käskinud, midagi sa pead tegema kodus, ei tohi lihtsalt olla. Aga teistel juhtudel küll ma arvan, et kes on ikkagi leidnud oma tee, juba oma eriala valinud, siis ka nende noorte või õppijate huvi on oma praktika teha ikkagi võimalikult sellises heas või siis nii-öelda valdkonna esindusettevõttes, et tõesti saada kõik see, millest Triin rääkis, see kogemus kätte ja leida oma koht selles tööelus. See on väga hea point, et noored, kes kuulavad praegu, et toome neile veel mingisuguseid häid näpunäited, et oma valdkonna mingisugune ettevõte siis, kus sa saad päriselt selle praktilise kogemuse, et sa peaksid ikkagi vaatama, jälgima, et see asi, mida sa õpid, oleks seal nagu esinduslikult esindatud. Aga mis veel? Et kui mõni noor peaks praegu kuulama, kuidas saada tippspetsialistiks? Läbi praktika. See on mindset ikkagi, ma arvan ka, et oma peas, et ka see, et kui sa lähed sinna praktikale, et sa ei tee ära seda miinimumi, ei täida lihtsalt seda praktikapäevikut ära, ma pidin seal need teemad näiteks läbima või kompetentsid läbima, vaid et see enda selline motivatsioon või tahe kõrgemalt lennata on ka ikkagi juures, et võtta võib-olla ise seal mõningaid selliseid ülesandeid endale või küsida, tahta olla kaasatud juba mingites järgmistes protsessides või juba keerukamates protsessides ja nii edasi. Kui palju on nagu, ütleme, praktikandi puhul seda, et ta saab koolist mingi protsendi teadmiseid ja kui palju ta peaks ise nagu juurde õppima, mis teie nagu hinnang on? Triin, sa võid ka muidugi kaasa rääkida, et mina ise vähemalt tundsin, et koolist ma sain, ütleme, sellise võib-olla 50, aga ülejäänud 50 tuli kindlasti juurde õppida, kui mitte rohkem, eks. Kuidas teil tundub? No mina ütleks, et sellise põhilise, sellise võib-olla teoreetilise baasi igal erialal me saame ikkagi koolist, aga kõik see praktika ja hilisem siis töökogemus annab juurde selle osa, mida koolil ei olegi nagu võimalik õppeprotsessis tõesti luua neid võimalusi ja keskkondi, et aga põhiline ikkagi teadmine tuleb koolist kaasa ja ülejäänud siis, sest maailm on ka ju muutuv, et me mingisuguse teoreetiline baas ja asjad on ajast ajasse, aga kui ma lähen sinna konkreetsesse ettevõttesse, seal võib olla küll see põhi sama, aga lähenemised või tehnoloogiad asjad on hoopis teised, et see on alati ka erinev. Ma arvan, et siin tuleb see ennastjuhtimismängu, et kuidas ma ise oma arengut eesmärgistan, et kuhu ma selle lati enda jaoks panen, millest ma näen seda, millest ma saan selle heaolu tunde kätte. Et siin on midagi, mida saab kool teha, ma arvan, et me liiga vähe ka koolides sellise
kuidas me valdkondliku karjääri edendamise teemasid lahkame, et anda ka selline adekvaatne redel ette, kuida mööda liikuda ja see ei pea olema alati redel nii-öelda vertikaalis, sa võid täiesti nii-öelda teatud nagu ametikohtadel ju kasvatada lihtsalt oma kompetentsi erinevate kärgede läbi, aga et me peame sellest rääkima, et me kuidagi kipume eeldama, et nii nagu see eriala teadlikkus tuleb lihtsalt kuskilt, ma ei tea, kosmosest ja siis ta põhikooli lõpus teeb kohe õige valiku ja on hästi õnnelik ja et nagu sellised lood ei kipu iseeneslikult juhtuma ja nii ka vajab areng toetamist. Miks me täna räägime juhtide puhul, kes võiksid olla ju ühed ennast juhtivamad inimesed siin, et kui oluline on ühele juhile coach või keegi, kes aitab nii-öelda sinu peas neid mõtteid korrastada ja eesmärke prioritiseerida ja siis me eeldame jälle, et sellel lapsel tuleb asi lihtsalt nipsust, et ei tule. Ma arvan, et kui kool, ka kutsekool valmistades ette tulevasi töömaailma tipptegijaid, siis üks asi on õpetada baasoskusi, anda baasteadmisi, aga ka selle perspektiivi loomine. Et seesama küsimus, et kui palju me küsime lapse käest või noore käest, et kuhu sa jõuda tahad, mis unistused on? Et ja aidata seda abstraktset unistust moel või teisel tehtavate karjäärisammudega ära siduda, linkides sinna juurde ka selle, et väga hästi sa soovid seda, aga sinult eeldab see sellist panust. Ja kui ma saan aru, et ma ise olengi selle oma õnne sepp ja minu tegemistest sõltuvad need asjad, siis ma arvan, et ma võtan ka teistmoodi ja ma ei eeldama, et asjad minuga lihtsalt juhtuvad. Aga kui me eeldame, et juhtuvad, siis võib-olla me ka nii-öelda ei pane seda 50% juurde, nagu sa ütlesid. Et, aga seda teadlikkust, seda nõudlikkust, seda ootust iseenda suhtes ja aru saama, et see tegelikult sõltub minust. Seda me saame ja peame ka rohkem andma koolides kaasa. Okei, ühesõnaga riik tahab, et me läheme õppima, see on nagu fakt, sest see aitab majandusel areneda, riigil areneda tervikuna, sest kui inimesed on rohkem haritud, siis tegelikult riik toimib paremini. Nüüd ütleme, motivatsiooni on vaja siis selle noorel tõsta, ma saan sinu jutust aru, üheks selleks suureks motivatsiooni tõstjaks on vanemad tihti peale ja noh, ma ei tea, mulle vähemalt on tundunud ka, et võib-olla mõnikord meie, siis mina olen nüüd 30, et minu eelmise, siis minu vanemad ehk siis eelmise generatsiooni inimesed, nad natuke nagu võib-olla läbi laste üritavad oma unistusi täita, et nemad ei saanud võib-olla kõik kõrgharidusse, sest nad pidid tööle minema ja siis nüüd nagu, et peavad kõik minema kõrgharidusse. Aga kuidas nagu need vanemad saada kutsehariduse usku, et mis need tööriistad on? Et ma ei tea, näiteks ma Tiiu, kui ma sinu käest küsin, et palju sa noortega suhtled niimoodi, et noored ütlevad, et ma nagu vastu tahtmist, vanemate vastu tahtmist hakkasin kutseõpet õppima ja siis tõestasin neile, et ma tegelikult nüüd olen nagu noormeister, Eesti parim, ma ei tea, plaatija näiteks ja nüüd vanemad lõpuks lepivad sellega. On selliseid üksikuid näiteid, et siin ka siis hiljutise ühe tegevuse käigus, kus me siis noori intervjueerisime, et tuli ka välja see, et on isegi neid, kes on teinud vastu vanemate tahtmist selle jäänud oma sellele valikule truuks läinud kutseõppesse. See ei tähenda, et siis nüüd ollakse igavesti perekonnaga tülis, vaid et ikkagi on suudetud ennast nagu tõestada. Aga kuidas siis seda vanemate maailmapilti võib-olla muuta, et see on keeruline ülesanne, et tõesti see põlvkondade erinevus, aga kõikide nende samade tegevustega, mida me siin teeme ümberringi selle kutsehariduse maine kõige paremas mõttes tõstmiseks, et me võiksime üks hetk sinna jõuda, et ka meie võistlustele, et miks üks oluline punkt, miks me liikusime ka oma võistlustega, siis telesaate formaati on see, et isegi täna on ju see, et meil noored võib-olla vaatavad vähem televiisorit ja see teine generatsioon rohkem, et ka just neid kõnetada, et seal saates me ju tõesti näitame erinevaid koole ja õppimisvõimalusi, nagu Triin tõi välja, et teha seda ei ole enam koledad mustad kohad, siis ka meie kutseõppeasutustes tegelikult on väga korralikud praktikabaasid, ma ei tea, rääkides köökidest, tehnoloogiatest, kõigest sellest, et tuua pilti seda, et need õppimisvõimalused on väga head ja väga kvaliteetsed ja ka need edulood on seal näiteks meie saadetes juures, et on nad siis endised nooremeistri sama eriala võitjad või kutseharidusest juba nii-öelda tööturule jõudnud ja edukad töötajad või tööandjad ise, et ka neid lugusid me sinna sisse toome, et kõnetada rohkem. Ja teine meie võistlusformaat on ju tegelikult oskuste festival, mis on siis selline
avalik mitmepäevane üritus, kutsehariduse suursündmus, nagu me ise teda kutsume, kus ka tegelikult ütleme, keeruline on seda lapsevanemat sinna saada, aga ootus oleks küll, et nad tuleksid sinna koos oma lastega kaasa ja vaataksid siis ühest küljest, et kuidas võisteldakse, millised on need tänapäevased ongi tehnoloogiad ja oskused, mida ühel erialal peab olema ja kuhu on võimalik jõuda. Ja sealjuures lisaks võistlustele on meil erinevad tegevused, on töötoad, kus on võimalik siis ennast proovile panna, koolid tutvustavad oma võimalusi ka nagu seal ja siuksed erinevad ettevõtmised meil siis. Ja sel aastal me oleme Oskuste festivaliga siis esmakordselt nii-öelda liikumas sellised piirkondlikku teed, et me hakkame oma festivaliga üle Eesti erinevates piirkondades, maakondades ringi käima. Selle aasta maikuus oleme siis Saaremaal Kuressaares, kus me siis korraldame festivali, keskendume just sellele piirkonnale, lähimaakondadele, et toome pilti neid erialasid, mida siis õpetatakse sealses ametikoolis ja kaasame ka siis aktiivselt selle piirkonna üldhariduskoole. Ehk siis eelkõige ootame neid siis festivali külastama, töötubades osalema, vaatama, kuidas võisteldakse, aga mitte ainult lihtsalt läbi jalutama ja võib-olla pastakaid korjama ja kleepse kleepima, aga just anda neile ka siis mingisugune tööleht, mingisugune suunis kaasa, et mis sa sealt nägid, et nad näiteks pärast klassijuhataja tunnis või karjääriõpetuse tunnis pärast räägiksid, et mis nad enda jaoks uut leidsid või millised erialad, millistest koolidest nad kuulsid, et see oleks lihtsalt selline läbikäik. Ja teine väljund on see, et me pakume neile ka väikest võistlusmomenti, et mitte ainult meie kutseõppurid seekord siis Kuressaares ei võistle, vaid meil on tulemas ka siis Goldbergi masinate võistlus just Saare maakonna siis üldhariduskoolide õpilastele. Selline mängustatud versioon natukene messist, et kohale saada. Jah, just. Et nad tunneksid, et see on koht, kus nad tahavad tulla, kaasa lüüa ja tutvuda, sest täna on tõesti paraku see, et see valik sinna gümnaasiumi või siis akadeemilisema hariduse poole on paraku rohkem esirinnal, aga see on meie võimalus nii-öelda minna ise siis natukene lähemale sellele sihtgrupile, et meil on võib-olla korraga tervet Eestit on keerulisem kõnetada, aga proovime siis sellist lähenemisi ja sellist rohkem sellist personaalsemat lähenemist, otsekontakti. No jah, ma arvan, et see on väga äge see vanemate ja noorte kombinatsioon, sellepärast, et ma olen kuulnud, et näiteks, et noored ise ei julgegi minna kuskile, ma ei tea, erialadega tutvuma, sellepärast, et nad kuidagi nagu see suhtlemisoskus on kadunud ja kui sa oled 9. klassi just lõpetanud, võib-olla kõik ei ole ekstravertsed ja sellised nagu väga enesekindlad, on ka sellised võib-olla vähem enesekindlaid inimesi. Ma olen isegi kuulnud, et näiteks praktikakohti käivad otsimas, eks ole, vanemad koos lastega ja seda nagu kuidagi häbivääristatakse, aga tegelikult miks on, et sa nagu kasutad oma võrgustikku, et leida endale praktikakoht, see ei pea olema ilmtingimata halb asi on ja okei, kui sul tuleb nüüd 25-aastane noormees või neiu ja nagu ta ei julge ise enda eest seista rääkida, võib-olla siis see on natukene selline nagu küsimärgiga koht on ja, et kas sa sellist töötajat tahad. Aga mis veel, Triin, selline? Ja ma tooksin teise nüansi, et selline isikustatud kogemus on tähtis, et kas siis läbi teleekraani või selle piirkonda koju kätte tuleva Oskuste festivali, aga ma arvan, et üks näitaja on veel, kus meil on, millega me tegelikult, mis meetmega me saaksime sihistada nii noori kui vanemaid, on see, et me peame tegema nagu selle andmed, mis meil on täna kättesaadavaks, nähtavaks, teatavaks. Ja need andmed kas või see, et see gümnaasiumisse minek, mida ma lapsevanemana mõtlen, et no mine ja küpse. Et see küpsemine ei pruugi üldse nagu lõppeda ikkagi eriala valikuga. Ehk et see on lihtsalt nagu küpsemise aeg. Faktiliselt tõestada ära. Et faktiliselt näidata, et see gümnaasium ei ole nagu kindel tee ülikooli, see on õppija kätes. Või teine asi, et kui me usume või elame uskumuses, et okei, see kõrgkooli lehe, aga no see keskharidus on ikka parem näitaja turul. Võtame jälle andmed lahti, vaatame, võrdleme. Me teame, kui palju on näiteks 22. aastal tööturule suundunud üldkeskhariduse versus kutsekeskhariduse lõpetajate töine tulu. Me näeme, et 3% võrra on kasu kutsehariduse poolel. Need ei ole väiksed summad ja kui me mõtleme, et noor täna ise on tegelikult väga pragmaatiline. Ta tahab head elu. Ta tahab teha valikuid, mis toovad talle hea ja kindla elu. Lapsevanemad tegelikult tahavad sama. Ehk me peame rääkima, mida erinevad valikud kaasa toovad ja võtma maha selle
nii-öelda kas siis vanemate enda mingid mälestused, hästi tihti piiravad uskumused, lood mingitest tuttavatest, kellel läks nii, ehk et täna me oleme andmeajastul, meil on võimalik näidata, et sinu tuttavaga võis tõesti nii minna, aga üldine trend näitab seda, et see on täna kindlama peale minek. Ja kui me nagu võrdleme selliste tugevate, nagu ütleme siis nagu tööstus- või majanduse riikidega, kus on ka kutseharidus väga kõrgelt hinnatud, näiteks Saksamaa, siis tegelikult on ju näha, kui palju, mis on need palgavahemikud erinevates sektorites, erinevatel töödel, ehk et see andmestik otsuste tegemiseks, otsuste toetamiseks, valikute toetamiseks on kõikidele võrdselt kättesaadav nii õpetajatele, lapsevanematele, õppijatele, et me anname navigatsioonisüsteemi. Täna me anname selle uskumuste kompassi, et mina usun, et sulle on see, aga kus sa tead? Ja sellepärast ma arvan, et üks hästi võimas riist, mida me oleme tegelikult väga vähe kasutanud, on need samad andmed, need andmete nähtavaks tegemine, nendest rääkimine ja ütlemagi, et sina ei pea toimetama teiste uskumuste järgi. Sina pead toimetama selle järgi, mis on see sinu kutsumus ja oma kutsumuse nii-öelda valideerimiseks või oma ootuste valideerimiseks anname me sulle need tööriistad. Ehk et see on midagi, kus ma arvan, et me oleme olnud, nagu me pigem ei ole ära kasutanud seda andmestikku, mis meil on, aga mida vajavad otsustajad või valikute tegijad. Ja ma olen nõus, et kui ma vaatan nagu üldiselt ka seda kommunikatsiooni, mida siis meedia teeb või mingid erinevad nagu ettevõtted, organisatsioonid, siis tihtipeale me kipume nagu minema äärmusest äärmusesse, et me võtame, et kaubanduses teenindaja teenib nii palju, eks ole, et see on mingisugune alampalgamäär või siis mingisugune väga nagu võrreldes teistega madalam palk näiteks. Ja siis me võtame kõrvale IT-talendi, kes teenib siis seal, ma ei tea, 5000 eurot on ja nagu jätame tähelepanuta täiesti selle nagu, et mis nagu seal keskel toimub, eks ole. On ju, seal on nii palju erinevaid tasemeid ja mida ma võib-olla veel tooksin mängu on see, et Eesti tööturgu iseloomustab see, et meil on tõesti, meil on suur hulk kõrgharidusega inimesi, mis on väga hea, aga need kõrgharidusega inimesed täna teevad klassikalist kutseharidust eeldavat tööd. Ja nüüd ongi küsimus, et kas see on mõistlik, kui ma tegelikult ju loon endas mingisugust kompetentsi profiili ja ma saan ainult osa sellest rakendada. Ja me jõuame jälle selleni, et minu ootus, kas ta realiseerub töise tulu teenimisena, kas see realiseerub eneseteostusena ja kas see realiseerub või päädib selle tööõnnega. Et kui ma tunnen, et ma teen midagi, mis on nagu alla minu teadmiste taset, siis see on midagi, mida me Eesti tööturul väga palju näeme. Ehk et meil on väga palju kõrgharidusega inimesi, kes teevad klassikalist kutsehariduse tööd. Ja huvitav on see, et kui me vaatame, mis kommentaariumis toimub näiteks, et kui me küsime kas ülikool või kutseharidus, siis tegelikult nagu seal nagu kommentaariumis kogu aeg inimesed nagu jõuavad selle järelduseni, et kõik ju sõltub sinust endast lõpuks, eks ole, et sa ei saa nagu näpuga näidata, et see või teine on nagu 100% õige valik, et lõpuks on see isiklik vastutus väga suur. Aga nagu seda vanemate juurde korra, ma tahaks Tiiu sinu käest korra veel küsida seda, et kas seal võib olla natuke see ka, et kuidagi see akadeemiline haridus pikendab seda suhet oma lastega, nagu ta nagu lükkab seda iseseisvumist natuke edasi, et võib-olla äkki vanemad sellepärast tahavad suunata nagu lapsi selles suunas. Ma arvan, et seal on see element tõesti mingil määral nagu sees. See on nii võib-olla vanemate poolt kui ka jällegi individuaalselt, see on ka mõningate noorte puhul on see nagu oluline see, et neil on see tunne, et see side veel selle koduga või vanematega on tugevam ja veel ei pea seda sammu sinna iseseisvasse ellu nagu tegema, et ma usun, et see mängib rolli küll. Sest kuidagi nagu seostatakse, et nii kui sa tööturul astud, sa peaksid olema valmis ja sa peaksid nagu kodust välja kolima, eks ole, et kui sa nüüd kutsehariduse lõpetad gümnaasiumi asemel, et siis mis see on siis 19, oled 20, kui sa lõpetad gümnaasiumi või siis kutsehariduse siis selle pärast põhikooli, eks. Et võib-olla on selles asi, ei tea, eks. Ma arvan, et siin on, ma usun ka sellesse ja see tegelikult on näha ka siis, et kui vanemad ei ole valmis ise laskma oma last kutseharidusse sellepärast, et see kutsekool on teises linnas, laps peab elama ühiselamus ja siis hakkavad need vanemlikud hirmud hakkavad üles kerima, mida me tegelikult näeme ja taaskord ma ei teoretiseeri, olles ise olnud koolijuht, ma tean täpselt, mis kord on õpilaskodus. Mis tähendabki seda, et õpilaskodu perenaine on näiteks sotsiaalpedagoogi taustaga inimene,
kes hommikul käib, on teada, kes kipuvad magama jääma, need äratatakse, koolis on sul soe puder, sul on tegelikult see ülevaade ja see hoitus, mida on õpilaskodus loodud lastele, et see on midagi, mida ka koolid väga palju pingutavad, et tuua vanemaid nagu selles veenduma, et teie laps on hästi hoitud, ehk et ühelt poolt see hirm, et ma ei taha tast veel lahti lasta, aga ka see, et mis hetkel me vanemana olen valmis nagu ütlema, et ma tegelikult olen loonud kõik need eeldused, et ta peaks olema piisavalt küps, et hakkama saama, aga see hirm on olemas ja see on jälle see küsimus, et ära lihtsalt karda, ära nagu pärsi mingeid valikuid sellepärast, et sul on hirmud, tule ja veendu. Tule ja koge ja vaata ja kui sa näed, et selles õpilaskodus on hea olla, see on kodulaadne koht, kus sul on inimesed, kes sul last hoiavad, siis anna oma lapsele võimalus. Aga see on ka see koht, et kui see ei ole kodulähedane, kui ta peab ära kolima, siis ma juba mõtlen, et ma ei tea, kas see on õige valik. Et see vist käib selle vanema lapse suhtega kaasa, et meie ei taha lahti lasta, aga me peame aktsepteerima, et väga paljud lapsed tegelikult ju tahavad iseseisvuda ja seda tuleb neile turvaliselt võimaldada. Nii on. Okei, meie episoodi aeg hakkab läbi saama. Ma tahaks lõpetuseks võib-olla küsida siis mõlema käest täpselt sama küsimuse, et kuidas siis ikkagi nüüd nii-öelda siis, mida küsimus, tegelikult küsin 2 küsimust. Esiteks, et kui ma olen üks lapsevanem, mida ma peaksin siis tegema täna selleks, et seda hirmu endal maanduda, et okei, ma kuulasin, ma olen valmis täna võtma selle teekonna ette, et enda hirmudega tegeleda, kus ma leian mingit infot või vajadusel mingisugust content'i saaksin tarbida sellel teemal. Noormeister, telesaade kindlasti, mis veel? Mina julgustaksin vaatama Oska kodulehte. Seal on väga hästi illustreeritud, ka täiesti pildiliselt erinevad valdkondlikud trendid, et näha, mis on need erialad, mis tegelikult tõotavad tööd, tasuvad tööd ja kui me nagu toetame või siis nii-öelda ei toeta oma lapse valikuid või huvisid, siis meil tegelikult peaks vanemana olema arusaamine sellest, et mis see tuleviku tööturg on. Et ma ise ka ju tegelikult ei tea, mis on need kasvuvaldkonnad, kus on rohkem inimesi vaja, kus on see töine sissetulek nii-öelda garanteeritud, ehk et minu jaoks kogu see Oska andmestik on midagi, mis on vajalik nii lapse vanemale kui õpetajale, üldhariduskooli õpetajale, et mõista ja nii-öelda suunata. Et üks asi, mida ma veel tahaksin lapsevanematele selles mõttes ikkagi öelda, et ma ise, minu laps läheb järgmine aasta 9. klassi ja mina hoian selles mõttes oma kõik, ma ei piira ja ma ütlengi, et aga räägi oma lapsega ja püüa mõista, mis on tema huvid. Ja kui sa näed, et tal ei ole ühtegi huvi, siis tegelikult tuleb sellega tegeleda, sest et kui kool sellega ei tegele ja kui 8. klassi lõpetaja või 9. klassi laps tegelikult ei oma nagu mitte mingisugust arusaama, mis ma võiksin teha või mis on mu tugevused või et me ei saa lapse vanematena jätta kõike nagu kooli õlgadele, sest see laps ise teeb läbi kõik võimalikke muid protsesse selles vanuses, et see ei ole tema primaarne tung areneda selles suunas, et siin on vanematel hästi suur töö teha. Me kipume väga palju andma seda rolli ära koolile, aga see sama küsimus, mis mu last käivitab, kui ta hakkab juba jõudma sellesse vanusesse, et ta peab tegema valikuid, siis ma pean veenduma, et on miski, mis tema jaoks on huvitav ja see on miski, mille pinnalt mina vanemana oma kogemusele, aga mitte ainult, ka tarkusele tuginedes saan tegeleda sellega, et mu laps hakkaks neid samu küsimusi enda jaoks küsima. Sest kui me ainult räägime koolis käimisest, edasi õppimisest, siis me mõnes mõttes nagu ignoreerime seda perspektiivi, et ühel hetkel ta peab tööle minema. Ja selle peale peab mõtlema hakkama ja see on selline natuke vanemate kodutöö ka. Ja ma saan aru, et oska.ee on see suunab igale poole edasi, et seal on valdkondlikud nii-öelda raportid ja ülevaated, et tasub tudeerimist tegelikult kõigil lihtsalt ühiskonna liikmena ka, et aru saada, et me ka õpime elukestvalt ja vahetame karjääre, et kuhu mina võiksin oma järgmise, ma ei tea, eksistentsiaalse kriisi raames pilku suunata, kuhu liikuda, mida teha. Ka endale võib midagi head leida sealt, jah. Ja Nooremeistri puhul siis, mis Nooremeistri veebileht on või selline koht, kus Nooremeistri koht on näiteks
näiteks või erinevate erialade kohta kõige rohkem infot ja meil on eraldi täitsa kutsemeistrivõistluste ja meie tegevustega seotud veebileht, mis on siis worldskillsestonia.ee, aga võib-olla laiemalt erinevate erialade ja koolidega saab ju meie haridusportaalis tutvuda, et see on haridusportaal.edu.ee. Ja mis mina julgustaks, kui me räägime lapsevanemate kontekstis, ikkagi minema koolidesse kohale. Meil korraldatakse lahtiste uste päevi, on erinevaid sündmusi, ma tean, et on siin oskuste päevad, oskuste öö on selline üleriigiline projekt. Vanemad on koolidesse väga oodatud, need ei ole ainult noortele suunatud üritused, et tõesti minna oma noorega kaasa ja võib-olla isegi natukene varem kui selles 9. klassis, kus ollakse juba selles sundseisus, et nüüd on vaja mingi valik teha, et isegi see 7.-8. klass on natukene parem aeg minna kohale, vaadata, millised need majad on, millised need inimesed on, sest et neid üritusi viivad läbi need samad õpetajad ja väga paljud õppurid on kaasatud, kes saavad oma personaalseid lugusid rääkida. Ja oma tegevuste mõistes loomulikult me ootame ju kutsemeistrivõistluste vaatama, on need siis Oskuste festivalil kohapeal või siis TV-saate näol. Ma tunnen, et nagu selle kinos käimise mõnikord võikski näiteks kvartalis korra kuskil oskuste festivalile nagu minna hoopis lastega või noortega, et see võib päris äge olla. Isegi tegelikult ju sellised keskealised inimesed, miks mitte, kes tahavad ümberõpet või karjääripööret teha, võivad ju tulla oskuste festivalile tuttuma erialadega. Kas ma ühe teema võin veel tuua siia üles, et ka selles mõttes, et mitte ainult see, et mine ja vaata ja võib-olla see kinos käimise nii-öelda võrdlus ka, et ma väga teeksin üleskutse vanematele kutsuda lapsi oma töökohta vaatama. See on ka midagi, et me tihtipeale lapse jaoks hakkab ju see töömaailm hargnema läbi selle, mis ta kuuleb oma vanemalt läbi tema tööelu. Meil on väga erinevaid töökohti vanematel ja see on ka üks üleskutse, et ma arvan, et see võiks olla midagi, mida üldhariduskoolid tegelikult ise juhivad, teevad üleskutseid. Ehk et kutsuge, see ei võta tegelikult, kui vähegi nii-öelda tööandjaga läbi rääkida, see 45 minutit või tund, et näidata seda töökeskkonda, näidata seda kontorit või siis nii-öelda nagu ma ei tea, töökoda või kus iganes keegi parasjagu töötab, näidata, rääkida sellest tööst, sest me niimoodi aitame kaasa sellele, et lastes hakkab ka see arusaamine ja tunnetus tekkima läbi erinevate töökeskkondade, läbi erinevate tööde, läbi erinevate töötegijate, et lasteaias lapsevanemad käivad, kes on tuletõrjuja, kes on politseinik ja kes, eks ole, aga me koolis jällegi võib-olla eeldame, et asjad juhtuvad iseenesest, et see on lapsevanemate proaktiivsuse küsimus, et oma lapsele räägin niikuinii, aga näitan ka oma tööd klassikaaslastele. No ja seal kindlasti jälle seal lasteaedadesse ja koolidesse tavaliselt, kes käivad karjääripäevadel rääkimas, valitakse nagu kõige seksikamad ametid, eks ole, tippjuhid või traditsioonilised ametid, eks ole, aga jällegi jäetakse see nagu keskmik nagu mainimata, eks ole, nendele ei pakuta võimalust, eks. Okei. Ja korra lihtsalt juurde, et oskuste festivali kohta, kus selle kohta infot leiab, sest see on väga huvitav teema, et kas see on mingi veebilehe pealt? Ja selle samal meie veebilehel ja kui ka lihtsalt panna siin interneti otsingumootorisse Oskuste festival 2025, siis selle info kõik leiab. Nii, ja nüüd lõpetuseks ühe sõnaga, ühe lausega mõlemad julgustage noori valima kutseharidust näiteks ülikooli või elukooli asemel. Kutseharidus annab oskused ja annab teadmised ja selleks, et elus hakkama saada, on mõlemad vaja. Kutseharidus kombineerib seda kahte ehk et ta annab tugevad teadmised, annab oskused ja annab elukogemuse. Ja siin ma väga julgustan elama õpilaskodus ja minema praktikale, sest see on see miski, kus me inimesena tohutult areneme. See on ise endale võimaluse andmine oma mugavustsoonist väljuda. Väga hästi. Ja Tiiu? Ja mina ütleks, et kutseharidus on äge, olles ise ka selle taustaga ja ütleme nii, et minu teekond sealt tänasesse tooli, kus ma olen sealt ju alguses haigi, et sealt on nii palju uksi, mis võivad avaneda, nii palju erinevaid võimalusi, tutvusi. Jällegi toon võistluste konteksti, et kõik see maailm, mis avaneb nii siseriiklike kutsemeistrivõistlustel osalemise läbi kui ka järgmisel tasandil ja Euroskillsil, Worldskillsil käimisega, et see on selline once in a lifetime võimalus, et loomulikult me saame ju võistelda ka ju olümpiaadidel ja muudes akadeemilise haridusega seotud
mõõduvõtmistel, aga ka kutsemeistrivõistlused ja kutseharidus ning selle erialade oskused ja see meisterlikkus, mida me läbi selle nii-öelda tunnustame, et see on lihtsalt, see on äge. Aitäh sulle, Tiiu. Aitäh sulle, Triin, et siia episoodi tulite, rääkisite, jagasite natuke kutsehariduse mõtteid. Kõikidele kuulajatele ma juba olen mitu korda öelnud, aga te teate, mida teha. Jagage seda episoodi vähemalt ühe inimesega, kellel sellest võib kasu olla, kas siis mõne lapsevanema või siis noorega, kes tulevikus võiks kutsehariduse poole vaadata. Ja likeige, share'ige, kommenteerige ja juba järgmise korrani. Aitäh! Kui tööle, siis rõõmuga. Töö on hea, nii hea.